head kaitseliitlased, head Eesti inimesed siin lauluväljakul ja kõigis kodudes. Õnnetusi juhtub ikka. Neid ei ole võimalik täielikult ära hoida. Peab ütlema, et siilil ei puudunud teatud sarnasus laulupidudega, kui me kord täna juba siin laulukaare ees seisame. Ja nagu juba öeldud, õnnetusi juhtub ju ikka. Veiko Vihuri, head võidupüha ja kaunist jaani! Tere ka minu poolt ja soovin kõigile kaunist võidupüha ja ilusat jaani! Sinu kui kirikuõpetaja käest küsiksin, et millise kirikupühaga meil jaanipäev üldse seondub? Jaanipäev seondub Ristija Johannese sünnipäevaga ja Ristija Johannes oli teatavasti Jeesuse eelkäija, tema teevalmistaja, teerajaja ja tema sünnipäev on siis täpselt 6 kuud enne jõule ehk enne Jeesuse sünnipäeva ja muidugi nendel pühadel on ka palju vanem tähendus, et üks on siis seotud suvise pööripäevaga, teine talvise pööripäevaga. Pühad on ju meil ka kindlasti selline aeg, kus tasuks mõelda selle peale, et kas me ikkagi hoiame ja kanname oma esivanemate tavasid, tabusid ja pühasid sümboleid ise väärikalt edasi. Ja siit johtuvalt juba küsiksin sinu kui konservatiivse maailmavaate eeskõneleja käest, et kuidas sinule tundub? Kas on õige öelda, et viimasel ajal näeme Eesti ühiskonnas aina dramaatilisemaid kultuurikatkestuse ilminguid? No võtame näiteks kas või selle, et aastavahetusel ei mängitud Rahvusringhäälingus enam hümni. Tänavu toimub siis võidupüha ajal sõjaväeline paraad näiteks lauluväljakul. Tõepoolest, et viimastel aastakümnetel on Eesti ühiskond väga kiiresti muutunud ja mulle tundub, et osaliselt ka tahetakse kellegi poolt meie ühiskonda väga kiiresti ja järsult muuta, nii et võime rääkida siin isegi kultuurikatkestusest. Need on võib-olla ühed näitajad, ilmingud, mida sa nimetasid, on ju terve rida ka teisi asju. Ühelt poolt me ei saa ju kätte ette panna muutustele, muutused on loomulikud, muutused on vajalikud, aga konservatiivid rõhutavad seda, et tuleb alal hoida see, mis on tõeliselt väärtuslik. Ja sellest ei tule kergekäeliselt loobuda, seda tuleks pigem hinnata ja kui me midagi muudame ühiskonnas, oma elus, traditsioonides, et siis see muutus peaks tuginema just nendele väärtustele, nendele headele traditsioonidele, mis on meid kandnud nii üksikisikutena kui ka rahvana. Ja selles mõttes konservatiivid muidugi kõnelevad traditsioonide eest. Ega iseenesest ei ole ju paraadi korraldamises ju midagi halba ja see on igati hea viis näidata ühe rahva kaitsetähet. Aga küsimus on ju selles, et on kohti, mis on pühad ja erilised, nagu on seda olnud ju meie jaoks lauluväljak. Et kui rääkida mõnest pühast paigast, et millega võiks võrrelda sõjaväelise paraadi tegemist lauluväljakul? No minu sisetunne eestlasena ja kodanikuna ütleb ka seda, et paraad lauluväljakul, et need asjad nagu ei kuku. Et kuidagi natukene võõrastav tunne tekib. Ja kui sa niimoodi küsid, et millega seda võiks võrrelda, siis minevikus oli ju näiteks tavaks see, et kirikusse minnes jäeti relv ukse taha. Et relv on vaba inimese tunnus, olid need siis rüütlid, aadlimehed, teised vabad inimesed, kes relvaga ringi käisid, aga kui nad läksid kirikusse jumalateenistusele pühasse paika, siis relvad jäeti ukse taha või spetsiaalselt ehitatud relvakambrisse, kus siis pärast saab jälle see kätte. Nii et kuidagi tunti tollal, et pühasse paika nagu relvaga, mis on hoopis teisel otstarbel tehtud asi, relvaga ei sobi minna. Ja kui nüüd võtta lauluväljaku näide, siis kindlasti paljude eestlaste jaoks on lauluväljak ka nagu rahvuspühamu. Ta ei ole kirik, ta ei ole otseselt ühegi usundiga või religiooniga seotud, aga ta on meie rahvuse jaoks selles mõttes püha koht, et me tuleme sinna kokku teatud aja tagant, tuleme laulma oma laule, tuleme
tähistama oma vabadust. Seal on ka toimunud laulva revolutsiooni sündmused. Eesti vabanemine 30 aastat tagasi suuresti just lauluväljakul hoogu võttis ja selles mõttes on tal eriline tähendus. Nüüd võiks muidugi küsida, et eks lauluväljakul ju on tehtud ka igasugused meelelahutusüritused, kas ka need sobivad sinna. Ja ma arvan, et tuleks tegelikult mõelda, mis mitte, aga mis sõjalisse paraadi või kaitsejõudude demonstratsiooni puutub, siis tegelikult meil on ju spetsiaalne koht olemas selleks. See on Vabaduse väljak, mis on ju võetud paraadväljakuks. Ja muidugi on ka teisi kohti Eestis, et see pea tingimata olema ju lauluväljak, kus taolist ettevõtmist teha. Suured tänud sulle, et kuidas ise pühi tähistad? No kirikuõpetaja jaoks on see samamoodi töine aeg, nagu jõuluaeg, et suve kalmistu pühasid ja mul on neid päris mitu erinevatel kalmistutel, nii et see langeb kokku siis võidupüha ja jaanipäevaga ja eks see ongi üks suur pühade aeg inimeste jaoks, kes mälestavad oma esivanemaid, oma lähedasi ja tähistavad siis ühtlasi ka suvist pööripäeva ja samuti ka võidupüha, tuletades meie esivanemate vapraid võitlusi meelde. Nii et kõike seda soovin omalt poolt veel kord ka kõigile kuulajatele ja vaatajatele. Suured tänud sulle! Aitäh!